Kuulasin eelmist toredat ettekannet või kõnelust ja tuli ka jälle mitmeid mõtteid. Ma võin öelda, et mina praegu olen laval ja minul kui esinejal praegu on liblikad kõhus. Jah, aga selle pikaaegse kogemusega, et ma võiks öelda, et ma olen nagu dinosaurusena, tunnen ennast siin teie noorte seas. Ja mul on siin endisi õpilasi, mis veel enam nagu kohustab, et ma mingit jama ei ajaks. Ja tegelikult see teema, armsad noored, see on niivõrd lai. Ma pean kasutama vahepeal prille, et vaadata kirja, aga teile ma saan ilma otsa vaadata. Sellest võib rääkida mitmest küljest ja ma küll ütlesin või panin kirja, et ma nii väga füüsilist poolt seekord ei puudutaks, siis tegelikult, kui me räägime tantsust, ei ole olemas ju tegelikult tantsimist, tantsulist tegevust ehk füüsilist ilma kognitiivse, tunnetusliku ja emotsionaalse pooleta. Küll aga me saame tõmmata teatud piirid ja võib-olla peamegi. Ma võib-olla alustaks vanematest inimestest, et mis on minu kogemus nüüd töötades pigem juba tervise poolega, ehk siis tantsust saadud, tantsimisest saadud kehaga töötamise kogemus, mille ma kannan üle tervise võimlemisse 63 pluss 70 naistega. Ja see on, ma ei jõua täna kõigest rääkida, aga üks asi, mida tantsumaailm on tegelikult andnud liikumise teadusesse, liikumise poole peale, ongi see, kuidas me tunnetame ja kasutame ja vaatame oma keha. Kas me piitsutame ta kogu aeg või me kuulame ja laseme tal öelda, mis tal vaja on ja siis sellega töötada. Seesama visualiseerimine. Me kasutame visualiseerimist kehatunnetuse loomisel, ehk siis kontakti tekitamisel enda kehaga. Ja kas te teate, mul need vanaprouad ka, nad on ära õppinud selle, et nad ei mõtle enam, mis lihasega ma pean tegema, kui kõvasti ma pean tegema. Nad kuulavad oma keha, nad kujutlevad oma liigeseid liikumas ja see töötab, nende haiged liigesed, nende haiged seljad, need saavad tervendamist. Aga mis on kõige positiivsem, ütleme, et see on see füüsiline pool. Kõige positiivsem on see, et ma iga tunni lõpus tantsin nendega. Ma panen lihtsalt salsa, samba, rumba, ma ei ole õppinud neid tantse. Ma tantsin seda, mis minu meeleolu hetkel tahab, mis mu jalad tegema hakkavad, mis mu keha teeb ja need naised tulevad järgi. Ja see ongi see, ei ole tähtis ju see kvaliteet, me ei esine, vaid see emotsioon. Ja kui ma hakkasin tegema nendega, siis ma kartsin, et äkki nad ei tule kaasa või see. Ja samas me jõuamegi selleni võib-olla üks oluline, et mida tantsimine kui tegevus. Et mis ta siis annab? Kui ma vaatan siin neid uuringuid, viimased uuringud, ma kirjutasin välja, et kahjuks noorte inimeste osas ei ole tehtud neid uuringuid, mida tantsimine kui füüsiline tegevus tegelikult annab. Aga vanemate inimeste puhul juba on ja aasta 2018 2 uuringut, Jaapani vanemad naised ja Ameerikas tõid välja selle, et need, kes tegelesid lisaks mingid spordid ja asjad ja kõik muu liikumine, aga tantsimisega, tantsulise tegevusega, siis see tants oli tipus, tantsimine tegevus oli tipus, mis arendab erinevaid oskuseid, kehalisi võimekusi ehk tasakaalu, jõudu, vastupidavust ja kognitiivset poolt, ehk siis mälu, koordinatsioon, tähelepanu ja kõik see, mis ütleme, ja nendel vanemad naised ongi see, et kui ma muudan kogu aeg samme, meil ei ole selgeks õpitud tantse, mida me tantsime, vaid mina teen seda, mis mul pähe tuleb.
ja ma kasutan samu liikumiskombinatsioone loomulikult, eks ju, et ma ei ole päris segane, neid seal pea peale ei pane, aga ja ta tõepoolest mõjub mitte ainult emotsionaalselt, positiivselt, aga ta parandab nende mälu, ta hoiab tegevuses, ehk siis ja me ei saa rääkida ju mälust ainult siis, et kui me oleme 70 juba, on ju, et meil on seda kogu aeg vaja. Et kahjuks ei ole jah seda mõõdetud, aga mis ma tahan rääkida, et siin on teie küsimused, tõepoolest on, kuidas hoida keha tervena ja mida teha vigastuste sellest hoidmiseks. Palju mul aega on, okei. Et siis ma läheks võib-olla hoopis hakkaks sellest kohast peale, et tänapäeval tantsimine, tantsuline tegevus on jõudnud välja sellisesse kunsti, võistlemisse. Aga kui me mõtleme tagasi, lähme sinna suguharud, vanal ajal tantsisid, inimesed tantsisid tõesti emotsioonide väljendamiseks, rõõmu, kurbuse, viha ja kõik need emotsioonid tekitavad neid erinevaid liikumisaistinguid tegelikult. Aga sel ajal inimesed tegid seda, mida nende keha võimaldas ja tegelikult see, mis on toimunud, kõik need erinevad tantsuesteetikad, alustades balletist, modern, džäss, kõik kaasaegsed koreograafiad, võtame siin samas Raho, kelle koreograafia võib olla äärmiselt keeruline, et mina ei suudakski seda teha, sest minu kehale see ei ole omane. Tähendab, mis ma tahan öelda, et kõik need tantsulised erinevad keeled, meil on eesti keel, meil on teatud arv tähestikus tähti ja nendest tähtedest moodustub tohutul hulgal sõnu. Meie keha, mis paneb meie keha liikuma? Mis on see, mis võimaldab liikuda? Liigesed. Meil on teatud arv liigeseid. Need liigesed loovad võimalused rääkimiseks, mida ma oma kehaga ütlen. Ja neid kombineerides tekivad kas Jüri liikumine, Raho liikumine, Anne liikumine, kes siin kõik on õpetajad. Kõik see, aga see on meie kehade, nende kehade liikumine. Ja nüüd tantsijana, see tantsija keha peab kohanema nende liikumistega. Kahjuks või õnneks on kõigi meie kehade liigestel erinevad liikumisvõimalused, teatud looduslike piirangutega, on asju, mida saab treeninguga parandada, aga me peame õppima, see on vastus sellele, kuidas hoida oma keha tervena. Kõige olulisem, ma olen täiesti veendunud selles juba, ma arvan, oma selle õpilastega töötamise aja, mis ma olen teinud siin üle 25+ aastat sellel tasandil juba, kehaga töötamise tasandil, siis oluline ongi see, et ma õpin tajuma, mida minu keha võimaldab. Kas minu keha võimaldab teha sellist saltot või sellist allaminekut või jalga nii kõrgele viia kui tema keha? Ei. Okei, aga ma otsin oma kehale, mis minu keha. Ja võt, see on see, mis tagab selle optimaalse tervise. Sest mis juhtub kehaga? Keha on elektriline aparaat, keemilis elektriline aparaat. Ja iga aparaat, kui mingi asi liigub, see liikumine kulutab ju. Ükskõik, ma ei tea, mis masin või asi, kui midagi peab libisema kuskil soones ja kui see, ütleme, hammasratas kuskil ja kui see rattakene läheb pisut oma teest kõrvale ja ta hakkab hõõrduma mitte selles soones, siis kulub see rada, kulub see ratas, ta läheb katki. Sama on inimese kehaga. Kõik omab oma rada. Ja see on ainult üks aspekt, ma rohkem ei jõua ainult liigest. Ühesõnaga, ja tegelikult kogu see oma keha sisemine tunnetamine, see oleks kõigepealt võib-olla esmane, mis sina tantsijana võiks enda heaks teha. Et kui sa mingit liigutust teed, siis tajuda ja püüda tajuda, mõelda,
aga kust see tekib, kuidas ta tuleb. Ja ongi nii, ma ei saagi kõiki teha, mu keha ei võimaldagi kõike teha, aga mu keha saab teha võib-olla hoopis mingi muu fantastilise liigutuse selle asemel. Ja õpetaja või koreograaf leiab sinu kehale selle väljendusvõtme või ütleme selle sõna, mida kehaga öelda. Et need on nagu need asjad, mis ma nagu ja läksingi lendu oma mõtetega, sest et aeg surub peale. Ja samas ka näiteks seesama visualiseerimine, et kui on mõni liikumine sinule alguses võõras või raske, siis mina olen seda praktiseerinud, kui ma esimest korda õppisin kukerpalli tagurpidi tegema. Ma olin siis päris vana, juba 30, ja Frei Fausti tunnis. See oli minu jaoks täiesti Hiina mõistatus, sest minu keha ei olnud seda teinud. Ja seminaril ja ma õhtul hotellitoas mõtlesin selle läbi. Ma istusin, seal oli kitsas ja ma kujutlesin selle läbi, et kuidas ma nüüd lähen nii, jalad hakkavad minema ja ma käisin selle mõttes läbi ja järgmisel päeval ma seal seminaritunnis ma tegin seda. Aeglaselt, alguses, rahulikult, aga ma olin selle keha jaoks läbi mõelnud, et siin on see haakumine, et mõte tegelikult mõttel on väga suur jõud. Ja võib-olla veel üks selline tervendav või keha tervist hoidev mõte, kui me räägime mõttest ja üldse sellest keha sundimisest, siis üks oluline teema on enne, kui ma hakkan keha sundima uutele vapratele tegudele, ma vabastan ta nendest pingetest, mis on kogunenud koolipäeval istudes, seistes. Ja see on väga lihtne vahend, ma heidan pikali, viskan jalad ülesse, kas või 5 minutit ma olen pikali. Ma raputan käsi jalgu, ma rullin ennast nagu väike laps, vabalt, ma ei sunni keha. See on toime sidekoele, mis on uus teema, fassia, eks ole, sidekude, millest me täna ei räägi. Et selles mõttes, see on nüüd selline tõesti 15 minuti sisse ära mahtuv soovitus, et mis on see, mis hoiab. Aga ma tahan välja tuua veel selle, et tegelikult ka ma sõitsin bussiga Tallinnasse ja Tõnis Niinemets on seal suure plakati peal, liikume, on vist see tervisenädal ja liigume kõik ja nii. Aga on oluline, mida me teeme liikumises ja kõige parem liikumisvorm on tantsimine, mis tegelikult arendab ja tervendab ja hoiab liikuvuses kogu keha. Sest kui ma lähen jooksen või kõnnin, mõelge, kui vähe tegevust kehas on tegelikult. Ja kui ma nüüd hakkan tantsima, ma panen kõik liigesed tööle oma kogu keha liikuma. Ja see on see, mis on, et tants tervistab. Kuigi ta võib ka lõhkuda, aga ennem ikkagi mõtleme sellele, et tants tervistab ja ma ei tea, suruge oma vanaemad ka liikuma. See on hästi positiivne neile. Ja üks näide veel, mida ma küll ei hakka videot praegu siis näitama, aga mille valguses uuritakse tegelikult tantsimise mõju, on Parkinsoni haigus, teate, mis see on? Ja mujal maailmas on Mark Morrise tantsugrupp New Yorgis on alustanud seda Parkinsoni haigetele tantsutunnid. Ja Londoni balleti omad teevad, eks, ja üle maailma, Austraalias, Kanadas, igal pool. Ja vaadates, te võite Googleda otsida, vaadake neid videosid, vaadake, mismoodi tants tegelikult mõjubki tervistavalt. Mitte tants, ütleme tantsimine. Kõik, jah, vist küll. Tahab küsida. Mis see Parkinsoni? See on, kus aju ei tooda dopamiini, mis vahendab seda liigutustegevust ja sa ei suuda oma liikumist kontrollida. Need värinad, sa võid minna ja sa jääd kuskil seisma ja siis sa liigud edasi, et see tahteline, sa ei suuda tahtega suunata enda liikumist, ta tekib iseenesest ja sa ei saa mitte midagi teha. Ja lõpuks nad hanguvad ära, nii et ta ei saa nööpe kinni, nad ei saa ise. Ja ütleme see, need, mis nad teevad, balleti inimesed on seda hakanud tegema, aga ma arvan, et kui see oleks ka midagi muud,
oluline on see, et nad panevad liikuma kogu keha, kõik liigesed. Nad ütleme seal emotsioonidega mängivad, võib-olla mida balleti esteetika võimaldabki seda, et me räägime, nii suur, nii kaunis, ma olen rõõmus ja samas nad kätega nagu võimendavad. Ja siis nad tantsivad, nad teevad paaris, nad teevad ka püsti, aga neil on, abilised on kõrval, sest on inimesi, kes ei saa püsti liikuda ja kellel kaob tasakaal ära, aga neil on ka toetajad seal tundides kaasas, tugiisikud, aga on ka neid, kes saavad ise ja alati on tantsus on see sotsiaalne, me oleme koos ja seesama, et ma ei ütle teisele halvasti, ma ei ütle, et sina ei saa seda spagaati teha, et väikesed tüdrukud eriti vist võrdlevad, kes nüüd paremini saab, see ei ole üldse tähtis. Et vaat kui see hakkab mõjuma ja see sotsiaalne, et me oleme koos ja ma võin oma sellisest dinosaurusena öelda, et tegelikult liikudes erinevates ringkondades, siis tantsijad, tantsumaailma inimesi eristabki see, et me oleme avatumad, me oleme sõbrad, me armastame kallistada teised, et me olemegi, see sotsiaalsus on meis olemas palju rohkem kui võib-olla teistes. Okay. Aga minul on ka üks küsimus, lähtudes siis noorte eelnevatest küsimustest. Kui me küsisime nendelt, millist teadmist nad vajavad, et olla tark ja enda eest hoolitsev tantsija, siis üks asi, mille nad välja tõid, oli, et kuidas päriselt lõdvestuda ja tegelikult selle kohta me saime siin päris hea vastuse, eks. Viska maha ja raputa ja puhka. Aga teine küsimus ja millest sa natuke ka võib-olla rääkisid, oli see, et kuidas oma keha päriselt mõista ja tunda. Kas sa oskaksid öelda, mis oleks see üks asi, mida me igaüks saaksime iga päev teha, mis toetaks seda protsessi iseenda mõistmist ja tunnetamist, oma keha tunnetamist? Mulle ei meeldi mikrofon. Aru saada. Ära räägi. Et üks asi, mis tegelikult on protsess, on see, et kui sa hakkad tegema mingit harjutust või kui sa proovid mõnda uut elementi, siis proovi mõelda mitte väliselt, et kuhu kujusse ma nüüd, kui palju ma pööran, mida ma teen, vaid proovi ühte liigutust tajuda, mis toimub minus sees, kust see tekib. See on absoluutselt võimalik, et kui ma teen kas või tavaliselt tantüü, et ma mõtlen, ma sirutasin ta sinna või ma loon kujutluse, kust ta tuleb ja minu seest, et ma ei oska, see on selline enda sisemuse nägemine. Teine asi on see, et kui sa võtad 3D programmi skelett, anatoomia ja vaatad neid liigutusi ja liigutad enda kätt, kas või kätt ja proovid kujutleda ja näha seda, kuidas see liiges siin töötab. Tunnetad. Et siis sa hakkad tunnetama seda, et kui sa tantsus mingit liigutust hakkad tegema, kas ta läheb üle selle sinu piiri või sa leiad mingi teise tee, kust ta paremini liigub. Et tegelikult ongi see, kogu see kunst on selles, ma arvan, et ma pean leidma selle tee, aga treenima peab ja lihased tahavad treenimist. Et selles mõttes jah, ainult visualiseerimisest ei ole kasu. Et ma võin öelda, et mul on juba 11 aastat närvikahjustusega elan ja tantsin ja ma tunnen iga päev seda närvikahjustust. Aga kui ma ei tantsiks, kas või nende vanaprouadega, kui ma ei liiguks, ei treeniks ka oma lihaseid. Et ma olen läbinud erinevaid etappe, tundnud, mis juhtub lihastega, kui me enam ei treeni, mis juhtub põlvedega, kui me enam ei treeni. Ma olen saanud nad uuesti korda, sest et ma olen leidnud uuesti need liikumised, eks ole, kuigi ma ei ma päris tantsutrenni ei tee enam, aga siis, ja eriti noore inimese, kui teil on kasvav organism, kõik kasvab, kõik kohaneb, kõik areneb, siis te peate tegema võimalikult erinevad treeningud. Võimalikult erinevad. Aga alati proovima tunda, nii, kui ma nüüd teen selle asja, mis mu kehas seesmiselt, kuidas see luustik liigub. Sest see on see, mis liigub. Jah.
Suur tänu, kas meil on aega täpselt ühe küsimuse jagu, kas keegi soovib midagi küsida? Aga kui oleks liigeste liikumises siis nagu sellised mingisugused põhilised olulised punktid välja tuua, nagu just, et mis liigest kuidas liikuma peaks. Kas te õpite seda koolis? Jah, räägite seda. Mis need oleks nagu sellised põhikriteeriumid? Painutus, sirutus. Siin ta tagurpidi ei lähe. Ülesirutus on, siis ta on hüpermobiilsus, on ju, siin me läheme rahu liiga peeneks. Meil on painutus, sirutus, pööramine, ringitamine. Ega ei olegi rohkem, on ju. Ja, aga nüüd tekivad need kombinatsioonid erinevatest liigestest. See tähestik on väike, aga neid liigeseid kehas kokku on palju. Erinevaid, mis töötavad koos. Jah. Et selles mõttes on, see oleks juba pikem jutt, eks ole, iga liigese ehitusel oma ette, aga põhiliikumised on painutan, sirutan. Jah, on nii. Uus painutab, põlv painutab, hüppeliiges painutab, nüüd ma sirutan kõik välja. 3 liigest töötavad koos. Jah, saavad ka eraldi, põlv ei saa eraldi töötada. Uus ei saa. Et teatud liikumistes, et ma niimoodi hakkan mõtlema, mis võib aidata, et õppida tundma rahu. Kas sa mäletad, me tegime teiega liigestega tantsimist päris esimeses tunnis. Ma panin need tudengid, et tantsige oma, pikali maha ja nüüd tantsige oma liigestega. Te võite proovida seda õpetajad oma lastega, et las nad leiavad oma liigesed kõik üles. Alustades varvastest ja liikudes järjest ülesse ja milline tants sealt välja tuleb. Et proovida ja et kui sa tantsid, proovida tunneta, kuidas need liigesed, et millist liigest ma ei saa üksinda üldse liigutada, et ta võtab teised liigesed ka liikumisse kaasa. Ja võt neid asju. Ma arvan, kui te sealt hakkate kerima, siis hakkate õppima tundma oma keha, mis ta teeb. Aga lihased tahavad treenimist. Kükke ja hüppamisi ja painutamisi ja kõike. Aga suur tänu, Inna.